Viimastel aastatel on küberturvalisuse olulisus aina kasvanud, mistõttu on küberhügieen iga päevaga üha olulisem. Ennetav lähenemine ja pidev keskendumine on äärmiselt tähtis, et oleksime teadlikud ja oskaksime võimalikke ohte märgata. Ikka selleks, et saaksime virtuaalmaailmas kaitsta nii iseend kui ka oma lähedasi. Küberturvalisusest ja hügieenist räägib lähemalt ning annab selleks soovitusi SMIT-i baasteenuste valdkonnajuht Mait Vaiksaar. Tänapäeval puutume kõik igapäevaselt IT-maailmaga kokku. Olgu selleks siis sotsiaalmeedia, suhtlusrakendused või e-teenused. Sisuliselt oleme pidevalt nii-öelda ühenduses. Seejuures ei tohiks kaotada valvsust veebiavarustes varitsevate ohtude osas. Paralleelselt tehnoloogia kiire arenguga mõtlevad ka kurjategijad üha keerukamaid viise kasutajate lõksu püüdmiseks. Meie kiire elutempo ja ümbritseva info rohkus on selleks ideaalne pinnas. Erinevate kanalite kaudu levib küberpettusena õngitsus ehk andmepüük. Siia alla liigituvad üsnagi tõetruud eestikeelsed petukirjad või ka SMS-id, milles sisalduvatele linkidele vajutades ja sinna küsitud infot sisestades võite oma andmed ning vara ohtu seada. Pettureid leidub tegutsemas ka sotsiaalmeedias, ostumüügiplatvormidel või telefoni teel teenusepakkujatena esinedes. Tähelepanelikkus ja kriitiline meel kõige kahtlase või uue osas on üliolulised, et vältida halvimat, et isiklikud andmed või paroolid valedesse kätesse ei jõuaks. Ära jaga neid kellelegi ega sisesta neid võõrastesse ega kahtlastesse keskkondadesse. Vaheta aeg-ajalt paroole ning kasuta mitmeastmelist autentimist ja paroolihaldureid. Teeme üheskoos pahalaste töö võimalikult keeruliseks. Ole tähelepanelik ja turvateadlik tehnoloogia kasutaja ning aita ka oma lähedasi kübermaailmas valitsevate ohtude eest kaitsta.